tere! Kas oled mõelnud, miks me sööme? Selle jaoks, et kasvada suuremaks. Ja sööma peavad ka kõik teised elusolendid. Loomad, linnud, taimed. Seda, et nad kõik süüa tahavad, saame me ära kasutada loomade ja lindude jälgimisel. Kui iga päev samasse kohta toitu jätame, õpivad linnud ja loomad kiiresti, kust süüa saab ning tulevad sinna ka järgmisel päeval tagasi. Valmistamegi meie täna lindude toitu, et saaksime oma akna taga linde hõlpsamini jälgida. Selleks paneme kõigepealt rasva sulama. Meil on siin rasv ning selle sulamiseks valame ühte kaussi sooja vett. Kuna see vesi on üpriski soe, lausa kuum, siis siin vaata kindlasti, et oleks olemas õpetaja või lapsevanem, kes sind sellega aitab. Ning paneme selle vee sisse ujuma teise kausi ning selle kausi sisse paneme searasva. Jätame selle rasva siia sulama. Linnusöögi teise osa moodustavad seemned. Seemneid on mitmesuguseid, võib kasutada päevalille seemneid või erinevaid teravilju, mida põldudelt leiame. Kui poest osta seemneid, siis võib osta juba valmis seemnesegu või eraldi seemneid ja need siis üheks seguks kokku segada. Poest ostes peab aga jälgima, et seemned ei oleks maitsestatud, sest soolased ja muud moodi maitsestatud seemned võivad olla lindudele kahjulikud. Nii et otsige kindlasti maitsestamata seemneid. Enne kui rasva ja seemned kokku segame, valmistame aga ette meie linnusööda vormi. Selle jaoks on vaja papptopsi, mille põhja me teeme augu. Augu tegemiseks võib kasutada grilltikku, midagi muud teravat, aga siis ettevaatust, vaata, et õpetaja või ema-isa oleks lähedal. Ning samuti saame kasutada selleks pliiatsit. Paneme pliiatsi siia topsi põhja peale ja vaikselt keerutades surume ta siit läbi. Nõnda, et meie topsi põhjas on auk. Ja siit august saame nüüd läbi panna nööri. Paneme nööri mõlemad otsad siit läbi. Ja tõmbame teiselt poolt välja. Enne veel, kui nööri täitsa läbi tõmbad, tuleb siia otsa teha üks ilus sõlm. Selle jaoks võtame selle nööri, keerame ta aasaks ning paneme selle nööri nüüd iseenda seest läbi ja tõmbame siia sõlme kinni. Sõlm aitab meid selle vastu, et see nöör ei tuleks siit august ise läbi. Nüüd saamegi tõmmata nööri pingule, niimoodi, et tops jääb siia rippuma. Nii, vaatame, kuidas läheb meie rasvaga. Kui rasv ei ole veel täitsa ära sulanud, siis võib teda segada natukene. Tundub päris vedel juba. Seega saame lisada seemned. Seemneid tuleb lisada 2 korda rohkem kui rasva. Seega, kui meil on rasva umbes 2 topsi jagu, siis lisame siia veel umbes 4 topsi jagu seemneid. Üks, 4. Ning nüüd segame kõik ühtlaseks massiks. Kui segu on ühtlane, siis nüüd saame ta panna enda vormi sisse. Kuna siit august võib natukene rasva välja tulla, siis võtame lisaks veel teise topsi. Paneme topsi teise topsi sisse ning täidame selle toiduseguga. Topsi täites on oluline jälgida, et see nöör jääks siia keskele. Seda saame lõpus veel natuke liigutada, aga ta peab jääma keskele, et meie toit ripuks ilusti. Tops on saanud täis. Tõmbame selle nööri ilusti siia keskele ning patsutame kogu segu lusikaga ühtlaseks.
ning nüüd jätame selle topsi seisma. Mõne aja möödudes rasv taheneb. Pärast seda eemaldame topsi ning saamegi linnutoidu riputada oksa külge. Jätame ta praeguseks seisma. Ülejäänud segust valmista samuti linnusöödad ning kui segu on kuivanud, siis paki ta ettevaatlikult salvrätiku sisse, pane koolikotti ja vii koju. Kodus lõika papptops ema-isa abiga ümbert ära ning riputa akna taha. Siis saad lõbusalt vaadelda, kuidas linnud söömas käivad. Loe kokku, mitut erinevat linnuliiki näed. Kohtumiseni!